ja XIR-i siis võib arvutada ka muude varaklasside puhul. Mina isiklikult ei kasuta seda, põhjus on lihtne. Muude varaklasside puhul ma ei näe, et XIR võiks minu investeerimisotsust mõjutada. Et ta võib küll mulle näidata, mis see tootlus oli, aga sellest, et näiteks aktsiahind üles liikus, ma ei pane näiteks raha juurde sinna või ma ei müü seda maha või nii edasi, et XIR ei mõjuta mu investeerimisotsust, seega mina isiklikult ei arvuta. Aga kui sa tahad, siis sa võid. Et aktsiate puhul näiteks on sellised asjad, mida võiks arvutada või arvestada lisaks, on dividendid. Et sisuliselt, kui sa võtad selle välja, siis ta on väljamakse, ehk paned tabelisse kirja väljamaksena. Teenustasud on sissemakse, ehk kui sa pead nii-öelda lisa kandma kontole, siis nagu on sissemakse või võetakse mingi teise konto pealt, siis on sissemakse. Kui toimub konto sees, siis mina ei paneks seda kuskile kirja, sest siis ta mõjutab nii-öelda juba oma olemuselt seda asja. Aga mida ma silmas pean, on näiteks see, et kui sul on LHV kasvukonto, siis kui kasvukonto peal raha ei ole, siis võidakse võtta teise pangakonto pealt näiteks haldustasu. Nii et kui võetakse teise pangakonto pealt, siis ta on sissemakse. Kui see on sul kasvukonto peal, raha on olemas, sealt võetakse maha, siis ta ei ole sissemakse. Siis ta oli sul juba seal konto sees. Ja maksudega sama teema, et jällegi sissemakse. Et lihtsamini või nii-öelda lihtsustades võiks aktsiate puhul mõelda sellele, et kui raha liigub pangakontole või nii-öelda mõnelt teiselt kontolt pangakontoga seotud mingite tasude tasumiseks, siis on sissemakse ja kui sa võtad pangakontolt välja kasutamiseks, siis on väljamakse. Et saab suhteliselt lihtsalt. Teoreetselt võiks kasutada enam-vähem pangakonto väljavõtet, sealt saab enamus numbrid ja kuupäevad kätte. Erandiks on siis maksud ja dividend või need teenustasud mõnel juhul. Ja muud vist siin ei ole. Kinnisvara puhul, siin on natuke keerulisem muidugi, sest et seda kinnisvara väärtust on üsna keeruline hinnata jooksvalt, aga siis uuendad mingi perioodi tagant. Aga siis nii-öelda ühe poole peal ehk sissemaksete poole peal on kõiksugu kulutused, mida on päris palju. Teise poole peal on üüritulu. Et ma isiklikult ei ole kunagi kinnisvara puhul seda XIR-i arutanud. See võib ka veidi keeruliseks minna, arvestades, et kinnisvara puhul on kõik väljaminekud praktiliselt toimuvad perioodi alguses, mis tähendab, et sa alguses oled päris tugevalt miinuses. Nii et ma ei tea, mis tulemused sulle näitab niimoodi, aga pikas perspektiivis ta võiks hakata mingid normaalsed numbrid näitama või siis, kui sa üritad kuidagi need kulud mingi investeerimisperioodi peale ära jagada mingil moel. Et ma ei kujuta ette, kuidas seda teha. Et ma ei ole seda kunagi teinud. Teoreetselt on võimalik, aga ma arvan, et kinnisvara jaoks on võib-olla mõni parem meetod. Ja rohkem selle kohta ei ole. Et üks oluline nüanss veel, mida ma ei maininud, tegelikult ei ole väga oluline, aga kui sa näiteks hakkad XIR-i arvutama mingi hästi volatiilse asja puhul, et ma ei tea, krüptorahade puhul näiteks tahad XIR-i hakata arvutama, siis tasub arvestada, et kuna tegemist on sellise võrrandiga, nagu me vaatasime, siis võib juhtuda olukordi, kus on õigeid vastuseid rohkem kui üks. Et kui see hind on üles-alla või see nii-öelda tulemus on regulaarselt üles-alla kõikunud, mingid rahavood hüppavad üles-alla, siis võib juhtuda, et sa saad vale tulemuse XIR-iga. Aga seda nii-öelda ühisrahastuse puhul mul ei ole kordagi ette tulnud ja ma olen päris mitu aastat arvutanud, et ma ei ole seda probleemi kohanud. Lihtsalt igaks juhuks mainin ära, et kui sa hästi volatiilseid asju arvutad, siis võib ette tulla.